Hello! Nagu lubatud, siis seekordne vlog tuleb Positiivus festivalist. See toimub siis nüüd reedel ja laupäeval, 15-16 juuli. Me tulime nüüd päev varem juba siia, ehk siis täna on neljapäev. Ja mõtlesimegi, et saab ringi vaadata veits. Tulimegi nüüd siia Jurmalasse outletidesse. Me pole siin varem käinud. Aga see avati alles mingi 2020 ja siis me mõtlesime, et tuleks seekord siia. Ja tänane plaan ongi, vaatame siin ringi, lähme sööme lõunat ja siis peakski oma majutusse minema. Tule nüüd teeme kiiresti lõppmäng. Viskame kivikad, kes saab magamistoas voodis magada ja kes peab diivanil magama. Kaks võitu. No nii. Võit. Nii et me saame voodis magada. Jõudsime sealt outletidest tagasi ja kuna selle parkimisega on siin nii nagu on vanalinnas, siis autoni on päris pikk maa. Seega me saime vihmas juba märjaks. Aga meil siin majutuse kõrval on üks keskus veel, kus me läheme vahetame kõigepealt endal piletid käepäälade vastu. See on homme. Lihtne. Ei pea sellega homme tegelema. Meil on siin hommik kätte jõudnud, tulime toidukohta otsima ja kuna me ei suutnud otsustada, kes mida süüa tahab, siis me otsustasime, et ühed lähevad ühte kohta, teised teise kohta. Aga kui ma nüüd ausalt ütlen, siis Riias on minu arust väga kehv hommikusöökide valik või üldse hommikusöögi kohtade valik. Üliraske oli leida kohti, kus saaks kas või smuutit või selliseid asju nagu tõesti keeruline. Tulime ka nüüd ühte keskusesse, mis meil kodu lähedal on. Võtsimegi lihtsalt pirukaid ja siis tundubki, et põhiline, mida hommikuks süüakse, ongi saiakesed ainult. Seega me nüüd sööme jälle oma saiu. Aga just hakkas vihma sadama, seega meie plaan on natuke veel siin keskuses ringi vaadata ja siis hakata tagasi kodu poole sättima ja festivalile me lähme kella 6, siis me vaatasime, et tuleb selline esineja, keda me ka kõik näha tahaksime. Me loodame, et õhtuks läheb vihma ära, kuigi ta näitab 90%, et sajab. Aga meie hommikusöögi koht, selline väike armas kohvik. Ja mina võtsin, mis oli kapsapirukas. Rain võttis sama asja kanaga. Siin me nüüd siis sööme. Ja keskus on kohe Riia raudteejaamaga koos. Et on vanem osa ja siis uuem osa. Me oleme siin uuemas osas praegu. Vahepeal on vihmasadu üle läinud ja teised läksid koju. Ma mõtlesin, et ma käin siin selle teise keskuse kõrval on veel Stockmann ka, et ma käin korra siit ka läbi ja vaatan ringi. Aga praegu on mega ilus ilm, päike jälle paistab. Loodame õhtu peale, et kõik on sama ilus. Leidsin ühed täiega ägedad sellised nahast püksid, aga mul enamus nahkpükstega see, et ülemine osa on hullult lai, aga see äras on kõik ilusti ümber. Nendega on täpselt sama jama. Nii kahju, mega ilusad ja hullult ja hinnaga ka. Nii, järgmised püksid, täpselt sama jamaga. Ma ei tea. Jälle ülimõnusast pehmest materjalist sellised laiad püksid, aga ülevalt on hullult laiad. Siis ma leidsin sellise hästi pika, või tegelikult ma võtsin hästi suure suuruse selle särgi. Et ta olekski nagu kleidi moodi, aga jällegi ma ei tea, see paistab veits läbi. Seega seda ilmselt ei saa kleidina kanda.
Ma täna üldse ei vea, teised said kõik midagi poodidest, ma pole mitte ühtegi asja saanud. Okei, mul veel viimane lootus selle pusa peal, aga noh, ma ei tea. Nii, see on nüüd selline hästi mõnus paks pusa. Sees on olnud pehme. Aga ma ei tea, kas mul seda reaalselt vaja läheb. Selline hästi hele lillakat värvi. Mida seljas on täitsa mõnus. Ma ei tea, ma pean nüüd mõtlema, kas mul seda on vaja või mitte. Aga muidu seljas on ülimõnna pehme soe, kui ala mingi tagi allagi panna. See on väga mõnna. Okei, mõtlen, et käin veel ringi ja vaatan. Kui te arvate, et vahepeal ei hakanud vihma sadama, siis te eksite, sest täiega sajab. Ma peaks nüüd koju jõudma, sest kell on juba varsti 1:30. Peaks ennast hakkama sättima vaikselt, sööma ja siis juba vaatama, kuidas me saame sinna positiivse alale sisse, millega siit üldse minna, kas taksoga või jala vist pole variant, sest tänane ilm on nii kahtlane. Nagu kõnnib mingi pool tundi vist jala umbes, me vaatasime järgi. Aga ma ostsin selle pusa ära. Siis ma sain veel süüa endale lõunaks. Seega ma ei pea sellega ka enam tegelema. Teised tellisid kuskilt kaasa endale toitu. Hakkame kodus ennast valmis panema. Nii, ma nüüd mingi meigi sain valmis endale. Aga mu plaan on veel endale need juuksed kuidagi ise pähe saada. Nendest patsid teha. Vaata, mis sellest välja tuleb. Sain endale patsikesed valmis, päris okeilt tulid välja õnneks. Natuke pusserdamist oli, aga... Ja riietega on nüüd nii, et tuleb läbi proovida, mis selga saab. Me ostsime endale vihmakeebid. Seega vähemalt saab normaalselt riidesse panna, kui hakkab hullud vihma sadama, viskame need keebid selga, mis teha. Aga vähemalt saab enam-vähem riided selga panna. Kuigi õues on päris jahe. Ja mu mõte oli panna tegelikult algul üldse lühikesed püksid, aga ma kardan, et nendega hakkab külm. Seega ma panen kas pika sellise kleidi või siis täitsa teksapüksid. Saapad lähevad niikuinii jalga, sest ilmselgelt on seal see maa kõik porine. Kuigi mul oli variant panna litritega kleid, siis ma mõtlen, et see vist ei ole hea mõte, kuna see sünteetiline, see juuksematerjal ilmselt hakkab sinna kinni jääma. Aga ma proovin läbi, siis ma näitan. Ja kuna õues endiselt sajab, siis otsustasin pikkade pükste kasuks ja panin pintsaku siia topikese peale. Kui vaja, siis tõmban selle vihmakeebi ka siia otsa veel. Lavia, are you ready? See. Oh yeah. Cheer. Let's go. 1, 2, 3, let's go.
tulime just hommikusöögi kohta otsima. Vaatame siin vanalinna peal ringi, ilm on õnneks väga mõnus hetkel, kuigi suht jahe, eile õhtul läks ka jumala külmaks. Nii et me tulime siis, ma ei tea, mis see kraad näitas, mingi 10 kraadi vist või ainult. Et ülikülm oli, me jõudsime 12 aeg koju. Aga eilne põhitädi, kes pidi õhtul veel esinema, jättis lennuki probleemi pärast tulemata ja peaks täna tulema. Nii et me oleme täna täiega valmis sellest festivaliks, sellepärast et eile ei olnud nagu suurem asi esinejad. Praegu vaatame hommikusöögi koha, loodame, et ilm on õhtul ilus, siis juba näeme festivalil. Leidsime nii armsa kohviku siit kodu lähedalt kohe. Saime croissandid, kus vahel on sink ja juust, sellised magusad saiad ja kohv on ka väga maitsev. Tore. Right now, drop that shit, J-Bone. Open it up, hey, open it up, oh. That's in your favorite bad bitch, turn the whole world into a savage. But I'm classy. He say the way that thing move, it's a movie. I told that bro, we gotta keep it lonely, meet a room. Bitch, I'm Tucci, a movie. Let's go, let's go. I'm a savage. Classy, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty, acting stupid. What's happening, bitch? What's happening? To see you again, it's been a while. There are 3 things you need to know about this show. 1. Moshing. 2. Enjoy yourself. 3. Be safe. And most important, look out for thy neighbor. Now make some motherfucking noise for ASAP Rocky. Open that mosh bitch up. Way in the back. How y'all doing? Way in the back. Way in the back. I can't lie. This shit is fucking lit, man. Väga hull, me olime just lava ees ja inimesed reaalselt minestavad, seal on nii palju rahvast, me saime hullult nagu napid läbi, aga nagu see, mis lava ees toimub, ma pole kunagi midagi sellist kogenud, see on nagu ajuvaba. Ma ei kujuta ette, kui sa peaks komistama ja kukkuma, siis sa reaalselt nagu ma arvan, et see on eluohtlik reaalselt. Mida asja nagu? Rainike, kuidas sa kommenteerid? Ma elan. Väga haige, kui keegi pole nagu kunagi sellisel kontserdil käinud, see on nagu ajuvaba. Mida fakki nagu? Niggas getting white, smoking weed with dirty stripes.
this it? All right. Look, no more throwing phones, bro. You could have hit my pretty face, man. You know I'm a supermodel too, man. All right, so look, right? That since you up here, you represent for your country tonight. You understand me? Can he represent y'all? He's okay? Okay. Yeah? Yeah. All right, so look. Right about now. Look. What's your name again? George. Yo, George, look. Don't embarrass your country tonight, all right? We gotta go hard tonight. And you gotta show them that you know how to motherfucking go crazy, you know how to crowd surf, and you know how to sit, you know how to mosh pit, you know how to do this, right? All right, wait, fuck that. It's about what we talking about right now, you understand? All right, so I need you to go crazy when this next song come on, okay? All right, wait 1 second, hold on. We're gonna do this one especially for my boy George out here, you hear me? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Let's go! Let's go! Ja jõudsimegi just koju pärast seda pikka sõitu. Suht vass on olla, aga megaäge nädalavahetus oli ja kõik jäid väga rahule, väga vahva. Aga ma arvan, et ma siinkohal ka lõpetan. Loodan, et teil oli tore jälgida meie positiivsusfestivali ja näeme juba järgmisel korral. Tšauki!